kuidas leida uusi kliente, kuidas ärgitada koolitusel osalejaid olema aktiivsem. Need on küsimused, mida me paratamatult iga aasta endalt uuesti ja uuesti küsime. Samas, küsides sama küsimust, andes samu vastuseid nagu varem, ei jõua me eriti kaugele. Jälle kohtame neid samu vastuseid, mis me eelmine aasta juba andsime, neid samu vanu ideid. Kui sa tahad värskendada ennast olukordades, kus probleem on aastast aastasse sama, siis kasuta sellist võtet nagu tagurpidi ajurünnak. Püstitab probleemi, näiteks, kuidas ärgitada koolitusel osalejaid aktiivsemad olema. Seejärel pöörad sa selle probleemi ümber. Küsides näiteks antud juhul, kuidas säilitada koolitusel osalejate passiivsust. Ent sellega kõik ei piirdu, sest kui sa oled kõik need negatiivsed ideed ära noppinud, siis järgmisena on su vaja iga negatiivse juurde leida ka üks positiivne vastand. Ja positiivne vastand ei ole lihtsalt mitte eitus negatiivsele, vaid on positiivne väide, mis ütleb, mida me peame tegema, et antud juhul aktiivsust ärgitada. Mis toimub on see, et sa teed sellise ringi ja selle ringiga avastad sa selliseid maid, selliseid mõtteid, millele sa muidu ei tuleks. Tagurpidi ajurünnaku juures on oluline meeles pidada, et tõeline loovus hakkab selles etapis, kui sa need negatiivsed väited positiivseks pöörad. Sest just siis hakkad sa mõtlema avaramalt, just siis hakkad sa looma uusi seoseid ja võimalusi. Rända ringiga ja leia uued avastused. Tagurpidi ajurünnakuga. Tähelepanu, tegemist on koolitusmeetodiga. Kõrvalnähtude tekkel pidage nõu teise koolitaja või oma superviisoriga.